Tere! Tänases videos süveneme põhiprojekti olulisse ehituse ja arendusse. Põhiprojekt on projekteerimise teine detailsem staadium, mis järgneb eelprojektile. Selle peamine eesmärk on tehniliste lahenduste põhjalik määratlemine. See tähendab, et kõik esialgsed lähteandmed, mis on eelprojektis paika pandud, detailseks nüüd on täielikult detailiseeritud. Meil on vaja kätte saada kõik vajalikud tehnilised tingimused, näiteks liitumiseks erinevate võrkudega. See võib hõlmata näiteks seda, kas piisab olemasolevast liitumiskilbist, kas on vaja ehitada uus alajaam või isegi tugevdada olemasolevat võrku. Variandid on siin tõesti erinevad ja kõik need tuleb põhjalikult läbi analüüsida. Samuti põhiprojekti etapis hädavajalik kooskõlastada kõik lahendused teiste valdkondade projektidega, et tagada terviklik ja toimiv lahendus kogu objekti jaoks. Põhiprojekti sisuline pool on seotud seadmete ja tehnoloogia täpsustamisega. Siin pannakse paika kõikide seadmete täpselt asukohad ja valitakse sobivad tehnoloogilised lahendused. Oluline on üle vaadata kõik elektriga seotud osad, nii otseses elektrivarustusega seotud komponendid kui ka kaasnevad süsteemid. See hõlmab kõik neid seadmeid ja tehnoloogiad, mis on projekti edukaks elluviimiseks vajalikud. Lisaks elektriprojektile tuleb läbi käia ka muud tehnoloogiaga seotud aspektid, nagu näiteks automaatikasüsteemid või sidevõrgud. Kõik need asjad tuleb põhiprojekti staadiumis põhjalikus läbi mõelda ja lahendada. See ettevalmistav töö aitab vältida hilisemaid probleeme, küsimusi ja vajadusi ehituse käigus ümber ehitada. Põhjalik ettevalmistus on võitis sujuvaks ja efektiivseks ehitusprotsessiks. Põhiprojekti tulemus on kindel ja läbimõeldud alus edasiseks tööks. See annab vundamendi järgmiste etappideks, milleks on tööprojekt. Tööprojekti staadiumis detailiseeritakse kõik veel täpsemalt, luues konkreetsed juhised ehitustöödeks. Põhiprojekti hoolikas koostamine aitab vältida mitmeid probleeme ja ümberehituse ja ehituse käigus, mis säästab nii aega kui ka raha. Kui põhiprojekt on piisavalt täpne ja hästi läbimõeldud, siis ka hilisemad muudatused tööprojekti ja teoste jooniste etapis on minimaalsed. Muidugi pisikesi muudatusi nagu kaablite paikuste või tarvitite asukohta nihutamist tuleb ehituse käigus ikka ette. Need on aga osa igapäevasest ehituspraktikast ega tekita suuri probleeme. Oluline on põhiprojekt panna paika tugev raamistik, mis tagab projekti sujuva ja kvaliteetse elluviimise.